Aitäh Marjule selle lahke sissejuhatuse eest ja tänan väga konverentsi korraldajaid võimaluse eest siin täna üles astuda. Kuigi pean nüüd jätkama samas vaimus, nagu Marju lõpetas, ehk siis tuleb olla kaunis pessimistlik, mis puudutab keskaegse Tartu õiguslikku seisukorda ja selle kohta andmete leidmist. Ja see pessimism ei ole õigupoolest mitte midagi uut, vaid alustaksin meelsasti ühe Otto Freimuthi tsitaadiga tema kirjutisest Tartu ajalugu keskajal ja 16. sajandil. Kogu teosest Tartu 1926, lehekülg 33. Kui linna välise arenemise käik laseb end kuigi ka hädavaevaliselt peajoonis ära tähendada, siis oleme meie linna sisemises arenemises, õiguslikus seisukorras ja kultuuriloolises küsimusis keskaegse arhiivi hävimise tagajärjel orienteeritud niivõrd puudulikult, et siin on ajutiselt võimalikud õieti ainult umbkaudsed oletused. Tsitaadi lõpp. Ja ega 1926. aastast alates ei ole mitte midagi muutunud. Peamiselt on Tartu keskaegset õiguskorda käsitlenud autorid kuni kõige viimase ajani ja arvatavasti ka siit edasi pidanud lähtuma võrdlemisi lühikestel ja ammu ilmunud kirjutistel, uurimustel, peamiselt siis toetudes Friedrich Georg von Bunge, Axel von Gerneti, Titus Christiani käsitlustele. Ja kõik vähesed teadaolevad allikad on neis ja hilisemates kirjutistes üksikasjalikult üles loetud. Lisa neile kahjuks tulnud ei ole. Ja tõenäoliselt just selle kasina allikalise baasi tõttu ei ole kedagi eriti ahvatlenud ka õigusliku erikäsitluse kirjutamine Tartu kohta, vaid peamiselt on neid probleeme käsitletud ikkagi üldkäsitluste raames, ka siis, kui üldkäsitlused kujutavad ennast põhimõtteliselt artiklit ja võimalik, et ka nende väljaannete laad on pisut pärssinud seda, kui sügavale on olnud võimalik nende allikate analüüsiga minna. Millise daatumiga võiks märkida keskaegse Tartu õigusajaloo algust? Eriti kui rääkida üldkäsitluse ettevalmistamisest, millest siin juba on mitmel puhul juttu olnud, oleks ju kena mingi selline daatum leida. Ja Riia puhul on see daatum täiesti olemas. No loomulikult nagu ikka on need kõik tinglikud, aga kui me jätame kõrvale Riia linna asutamise piiskop Alberti poolt, siis piiskop Alberti privileeg 1211. aastast, millega kaupmeestele lubati muuhulgas vabastust tollimaksust, reguleeriti karistuste määramist ja nii edasi ja nii edasi. Ühesõnaga see aasta 1211 võiks olla tinglikult Riia õigusajaloo algus. Tallinna tinglikuks õigusajaloo alguseks võiks olla aasta 1248, mil tallinlastele anti lübeklastega võrdsed õigused. Vabastati tollimaksust, nagu ka riialased mõni aeg varem. Ja kui jätta kõrvale selle dokumendiga seotud mõningad küsitavused, siis õigusajaloo alguspunktiks sobib ta päris hästi. Tartu puhul selline õigusajaloo alguspunkt, olgu või tinglik, puudub täielikult. Ja mitte ükski hilisem allikas ei maini ka seda, millal Tartu linn üldse oma esimesed privileegid sai. Sest küllalt tavaline on ju ka teiste linnade ajaloos see, et kui ka need esimesed privileegi ürikud ei ole säilinud, siis mõni hilisem neid ikkagi kas otsesemalt või kaudsemalt mainib. Tartu puhul see nii ei ole. Ja hoolimata sellest, et teiste linnade arhiivides, eeskätt Tallinnas ja Lübeckis, on Tartu keskaegseid dokumente peamiselt kirjavahetusena säilinud päris palju, siis viited Tartu õiguskorrale on neis võrdlemisi vähesed ja ka võrdlemisi hilised. Millised võiksid olla peamised probleemid ja küsimused, mida Tartu keskaegse õiguskorra puhul tõstatada? Alustades päris algusest ehk siis piiskop Hermanni ajast, võiks ju küsida, kas Toome Jalamile tollaks ajaks juba kujunenud või kujunevale
jätan selle vallutuseelse asula küsimuse siin praegu kõrvale. Kas sellele noorele asulale õiguskorda luues võis mingil määral eeskujuks olla näiteks Riia õiguskord? Sellepärast, et nagu teada, kogu Hermanni ametisse saamine oli ju piiskop Alberti orkestreeritud, kui nii tohiks väljenduda. Ja võib-olla sai siis Hermann venna käest ka mingisuguseid näpunäiteid õiguskorra sisseseadmisel. No arvestades seda, et piiskop Hermann pärast kuningas Heinrich VII õukonda reisimist 1225. aastal jäi mõneks aastaks Saksamaale, Albert aga 29. aastal juba suri, siis tõenäoliselt päris kohe küll midagi ette ei võetud või tõenäoliselt siiski mitte Alberti otsesel korraldusel, võib-olla mõnel soovitusel. Teine küsimus, mis on õieti üpris omane paljude linnade varase õigusajaloo puhul või loomulik esitada, et kas linn sai õiguse maahärra algatusel, otsusel või pöördus linnakogukond ise maahärra poole nende privileegide saamiseks. Mõlemad variandid on ajalooliselt esinenud, võimalikud. Tartu puhul selle kohta igasugused andmed puuduvad, kuigi tõenäosus muidugi viitab sellele, et see toimus piiskopi algatusel, kes kahtlemata pidi olema huvitatud sellest, et tema residents oleks linn ka juriidilises mõttes. Aga sellele formaalsele küsimusele niiski ka otsest vastust anda ei ole võimalik. Millal seati ametisse raad, ei ole teada. Mis funktsioon oli linnas 13. sajandil piiskopi foogtil ja kuidas neid sõnaga foogt tähistatud ameteid 13. sajandil üldse eristada, kas neid peab eristama, kas piiskopkonna foogt ja linnafoogt on tollal üks isik, on need erinevad isikud, mis funktsioonid neil on. See kõik jääb hämarusse. Ja mis ajast rakendati Tartus Riia õigust? Georg von Rauch on selle kohta kirjutanud, et see toimus algusest peale. Täpsustamata, mis õieti võiks olla see algus ja millel selline arvamus võiks rajaneda. Aga küsimus on ka selles, kas seda õigust rakendati täies mahus või milliseid akte kasutati näiteks subsidiaarõigusena. Või kuidas jagunes linna valitsemine ja kohtuvõim piiskopi ja rae vahel. Etteruttavalt võib öelda, et mingil määral saab vastata ainult sellele viimasele küsimusele. Kõik eelnev jääb suurde hämarusse. Keskaegse linna õiguskorra allikat võib laias laastus jagada kahte liiki. Ühed neist on siis otseselt normatiivsed aktid, linnaõigused, privileegiürikud, raekorraldused ja määrused, millest Tartu puhul mitte ükski ei ole originaalis säilinud. Ja teise rühma võiksid moodustada allikad, mis moel või teisel osutavad otseselt või kaudselt mingisuguse seadusesätte kehtimisele või selle kehtestamise kavatsusele. Ja siia kuuluvad peamiselt Tartu puhul kirjavahetus ja hiliskeskajast 16. sajandi esimesest veerandist juba ka linnade päevade retsessid. Roheline on edasi, punane tagasi ja see on täpp. Rohelisest läheb edasi hetke. See suur roheline. See suur roheline. Aitäh. No viisipärane oleks alustada linnaõigusest, olles küll siin äsja öelnud, et me selle algusaegadest Tartu puhul suurt midagi ei tea. Aga üldiselt on ju historiograafias omaks võetud seisukoht, et Tartus Riia õigus kehtis. See seisukoht kindlasti ei ole vale. 13. sajandi puhul aga tekib küsimus, et millisest Riia õigusest me siin räägime. Et laskumata siin detailidesse Riia õiguse arengu seisukohalt, aga 13. sajandi puhul on ju päris mitu erinevat varianti Riia õigust. Ja erinevalt näiteks Lübecki õigusest on ju Riia õigust ka Liivimaa linnadele, kus see kehtis, koha peal kohandatud. Ühesõnaga, kas samamoodi nagu näiteks räägime Riia Haapsalu õigusest, võiks rääkida ka Riia Tartu õigusest.
Paide puhul näiteks on ju päris kena ja üksikasjal kirjeldus, loodetavasti on see dokument ikkagi ehtne, selle kohta, kuidas Riia õiguse kohandamine, redigeerimine tehniliselt Paides käis 13. sajandi lõpul. Et jah, ütlusest, et Tartus kehtis Riia õigus, ei piisa, kui me räägime 13. sajandist, sellepärast et me ei tea, missugusest versioonist võidi lähtuda ja neid variante tõepoolest on mitu. Niinimetatud ümbertöötatud Riia õiguse kujunemisele 1300. aasta paiku. Riia õiguse kehtimist Tartus tõendab üks mõnevõrra kaudne allikas, mille Friedrich Georg von Bunge on dateerinud umbes 1375. aastaga ja dateerida saab seda õigupoolest Tallinna raehärra Arnd van Renteni ametis oleku aastate järgi. Nii et need 1370. aastad võiksid olla tõesti tõenäoline. Ja selles dokumendis ei öelda küll sõnaselgelt, et Tartus kehtis Riia õigus, vaid et Tartul on õigus apelleerida Riiga. Tegemist on siis tartlaste kirjaga Tallinna raele, milles õigupoolest palutakse oma raehärrat natukene korrale kutsuda, et ta ei taotleks hüvitist oma nurja läinud apellatsiooni pärast, millele tal õigust ei ole. Otsesed, traditsioonilised õigusajaloo allikad on Tartu puhul üpris vähesed ja siin järgnevalt kõik üles loetud. Küllap pidi ju olema Tartus ka Riia õiguse koodekseid, tõenäoliselt rohkem kui üks, aga nende olemasolule ükski allikas ei viita, ka mitte kaudselt või juhuslikult, nii nagu see tihtipeale on, et heitsime pilgu meie õigusraamatusse, leidsime sealt seda või toda. Et niisuguseid tähelepanekuid ei ole õnnestunud leida. Ja kõige olulisemaks ja õiguslikus mõttes ka kõige selgesõnalisemaks võib pidada seda kõige esimest dokumenti piiskop Bartolomeus Savijärve privileegide üürikut 1455. aastast. See ei ole õigupoolest niisugune päris traditsiooniline privileegide annetamise ürik, vaid see on dokument, milles reguleeritakse tervet rida üksikküsimusi ja alles päris lõpus kinnitatakse üldsõnaliselt ka varasemad linna privileegid. Ja need üksikküsimusi on päris suurel hulgal, ligi paarkümmend tükki ja kõiki neid siin ei ole põhjust ega ole ka aega hakata esitlema, aga mõned olulisemad siiski. Esmalt selle piiskopi privileegiüriku järgi mõistavad piiskopid Roost ja linnavoogt Tartus kohut ühiselt Riia õiguse järgi. Kohtumõistmisest saadud tulu tuli kahe osapoole vahel ära jagada, ehk siis pool piiskopile ja pool linnale. Selline kohtupidamisest saadud tulu jagamine maahärra ja linna vahel oli õigupoolest linnade varases arengustaadiumis küllalt tavaline, aga et see toimus veel ka Tartu puhul suhteliselt hilja, võib-olla võrdluses näiteks Tallinnaga on see eripära. Võrdlemisi huvitavaks asjaajamise arengu seisukohalt võiks selles dokumendis pidada korraldusi selle kohta, mismoodi tuleb kohtuasjad kirjalikult vormistada. Seda nii sageli seda laadi allikates ei kohta, privileegiüürikutes. Ja kohtupidamise juures peab olema kohtukirjutaja, panema kirja, mida seal arutatakse. Ja 3-4 punkti räägivad veel detailidest sellest, mismoodi kohtuasjadega seotud asjaolud tuleb üles tähendada, kui palju kirjutajale selle eest maksta ja nii edasi. Et selle järgi otsustades pidi see omaaegse Tartu kohtukorralduse kirjalik aines olema kaunis mahukas ja tuleb muidugi kibedasti kahetseda, et see ei ole enam kättesaadav. Ja üks punkt, mis võib-olla esmasel lugemisel ja ainult selle allika lugemisel nii suurt tähelepanu ei äratagi, aga
asjade hilisemat käiku silmas pidades on siiski küllaltki tähtis. Nimelt Toome värav tuli avada ja sulgeda samadel aegadel nagu teisedki linna väravad. Väikese värava võtit pidi Raad hoidma oma käsutuses. Avama värava päeva ajal iga kord, kui piiskop seda soovis. Ja kui tegemist oli öise ajaga, tuli pöörduda bürgermeistri poole. See esmapilgul võib-olla natukene niisugune muiget tekitavgi punkt tähendas sisuliselt seda, et linnal oli kontroll Toome asukate liikumise üle, muuhulgas ka nende äri ajamise üle, sellepärast et kui Toome värav oli suletud, siis tuli seda kõike teha läbi linna minnes. Ja iseäranis ilmneb siit ka Toome ja linna õiguslik lahusus selle näol, et Toomelt linna põgenenud vang võis loota sellele, et teda Toomele enam välja ei anda. Teda ei tulnud välja anda, välja tuli anda üksnes ahelad. See ei kehtinud orjade kohta, aga ja sellisel viisil võis Toomelt linna põgenenu ja linnast Toomele põgenenu saada turvet kuriteo sooritamise korral. Jah, see dokument, nagu vist juba mainitud, ei osuta mitte ühelegi varasemale privileegile, mis on natukene kummaline, mis vähemalt sellise akti formaalse osana oleks olnud üsna tavaline. Järgmine, kronoloogilises mõttes järgmine dokument ehk siis piiskopi kapiitli ja Tartu Stifti rüütelkonna Tartu linna leping 1459. aastast. 58. aastast, vabandust. Ka see rõhutab kahe territooriumi õiguslikku lahusust. Nii et linna tulnud ja seal ettekavatsetud tapmise sooritanud isik ei pidanud siiski Toomel turvet saama. Nii et siit ilmeb, et see õiguslik lahusus kehtis, aga seda mõnevõrra piiratakse niisuguste eriti raskete kuritegude puhul. Järgmise piiskopi Helmich von Mallinckrodti ametisse saamisel 1459. aastal andis Mallinckrodt välja dokumendi, mille suur osa on küll pühendatud sellele, et rüütelkond ja linn peaksid saama oma kooskõlastusõiguse piiskopi ametisse saamisel. Dokumenti on ka kinnitanud Harju-Viru rüütelkonna esindajad, Riia ja Tallinna Rae esindajad, ordumeister ja ordukäsknikud. Nii et Tartu piiskopi ametisse määrab niisugune ülelivimaaline küsimus tema ametisse saamise tingimused. Aga muuhulgas lubas siis Mallinckrodt linnale mitte peale panna ühtegi uut kohustust ega seadust ja mitte rajada ühtegi teist läbipääsu linna peale värava, mis avaneb linna poole. Nii et jällegi see väravate kasutamise küsimus on siin äärmiselt oluline. Ükski neist dokumentidest ei ole originaalis säilinud. Küll aga võib näha nende sõlmimise akti kunstis. Ehk siis tegemist on ühe hilisemaga rüütelkonna ja linna vahelise lepingu taaskinnitamisega. 1478. aastal sõlmis Tartu linn Stifti rüütelkonnaga lepingu, mis nägi ette tüliasjade lahendamist valitud esindajate kaudu, et see tüli ei läheks linnast välja kõrgematesse instantsidesse, näiteks keisrikohtusse, paavstikohtusse, mida seal küll sõnaliselt ei mainita. Et vältida ilmselt siis, et vältida mainekahju ja kulusid muuhulgas ka. Seda lepingut kinnitati 1522. aastal ja Rudolf Julius von Surmühlen on seda kujutanud niisuguse oma aja arusaama järgi koos kõikide omal ajal lugupeetud detailidega. Johan Kreem on kirjutanud sellest maalist väga kelmika artikli, juhtides tähelepanu ka Martin Lutheri ja ordumeister Wortel von Plettenbergi portreede kohatusele selles seoses. Dokumendid, millest ennist juttu oli, on
säilinud ärakirjadena. Ühes mahukas ärakirja kogumik, mis säilib Rootsi riigiarhiivis, mida Carl von Schirren on kirjeldanud päris põhjalikult. Kokku on üle 20 üksuse selles kogumikus, 20 ärakirja, mis kõik ei puuduta Tartut, aga võisid moel või teisel Tartus huvi pakkuda. Valminud on arvatavasti 16. sajandi keskpaigas. Ja mida selle kogumiku puhul tasuks esile tõsta, on see, et piiskop Savijärve privileeg on siin kõige varasem dokument, millest ärakiri sisaldub privileegiürikutest. Samas on teisi dokumente, mis Tartut ei puuduta ja mis päritolult on varasemad. Ehk siis tekib küsimus, kas 16. sajandi keskpaigas olid võib-olla need varasemad privileegid juba kättesaamatud või olid nad kättesaamatud selle ärakirjade kogumiku koostajale. Aga jah, ühtegi varasemat privileegi siin ei ole. Täiesti omaette peatüki moodustab Tartu õigusajaloos piiskop Johannes Blankenfeldi periood. Kui meenutada seda eelmist slaidi dokumentide loeteluga, siis vahepeal on seal tükk tühja maad, mitte mingisuguseid olulisemaid allikaid Tartu õiguskorra kohta ei ole, privileegiürikutest rääkimata. Ja see Blankenfeldi perioodi väljapaistus on mõneti võib-olla ka eksitav selles mõttes, et Blankenfeld lihtsalt oma ambitsioonika isiksuse tõttu ja teiselt poolt ka lähtuvalt perioodist, kus allikate hulk on nii ehk teisiti oluliselt suurem mis tahes valdkonnas. See tekitab niisuguse mulje võib-olla, et tegu on kuidagi väga väljapaistva ajajärguga. Aga õiguslikus mõttes seal õieti väga palju uut ei sünni, kuigi tüli on üpris palju. Asi algas sellest, et Blankenfeld ei kinnitanud Tartu privileege ja ega me ei tea, mismoodi iga uue piiskopi puhul see kinnitamine välja nägi, kas iga kord üldse ka spetsiaalset ürikut välja anti, võib-olla lihtsalt oli tegu piiskopi ametisse astumisel antud suusõnalise lubadusega. Aga jah, nagu öeldud, Blankenfeld neid privileege ei kinnita ja siis kogunevad Tartu, Riia ja Tallinna raehärrad Tartusse, et mitme päeva jooksul ja väga sõnaohtralt neid küsimusi arutada ja linna huve piiskopi ees kaitsta. Need õiguslikud küsimused on seal laias laastus samad, mis juba varasematel aegadel refereeritud. Muuhulgas on mööda minnes nimetatud ka ühte episoodi kellegi Toomelt pärit Boomhoveri vangistamise kohta, aga detaile ei ole valgustatud. Säilinud, nagu siin näha, on aruanne nendest läbirääkimistest või nendest kõnelustest ühe mustand versiooni järgi, mis säilib Tallinna raearhiivis. Ja see kellegi Boomhoveri vangistamine kajastub üsna üksikasjalikult piiskopi kirjas või piiskopi kantselei kirjas Tallinna raesekretärile Otto Maanovile 12. maist 1519. Ja väga ilmekalt võtab kokku need tollased peamised õiguslikud probleemid. Ehk siis Toomevärava küsimus ja kahe territooriumi õiguslik autonoomsus, kohtumõistmise autonoomsus. Ja kui te seda tsitaati siin vaatate, siis on piiskopi kantselei lasknud käiku juriidilise terminoloogia tulevärgi, et rõhutada oma õiguse mõistmise autonoomsust ja muuhulgas rõhutanud ka piiskopi vürstlikku väärikust, mis varasema terminoloogiaga võrreldes on mõnevõrra uudne, pehmelt öeldes. Kirja sisu on päris, kui nii tohib väljenduda, siis meelelahutuslik, sellepärast et Goswin Boomhover, eelmise piiskopi sugulane, nüüd see piiskopi teenistuses olev mees, on linnas võetud vangi. Süüks on talle pandud Toomevärava võtmete meelevaldset omastamist.
mees ise aga väidab, et tema ei ole mitte milleski süüdi. Tema läinud Toome värava juurde, näinud võtmed lebavad seal maas, mitte ühtegi inimest kuskil näha ei ole. Kuidas Bomhover käsi edasi käis, sellest selle kohta kahjuks ei ole õnnestunud seni midagi leida. Aga see juhtum iseenesest näeb olevat üks, kui mitte põhjus, siis kahtlemata ajend selle eespool mainitud linnade saadikute kokkusaamisel Tartus, et Tartu linna õiguslikku autonoomiat rõhutada. Laskumata siin kõigi piiskop Blankenfeldi aegsete tülide üksikasjadesse ja linna katsesse ja mitte ainult Tartu linna, vaid ka teiste Liivimaa linnade katsetesse piiskopi mõjutada Tartu kasuks. Tasub nentida, et piiskop siis lõpuks siiski privileegid kinnitas. Aga kinnitas, nagu näha, koos kapiitli ja rüütelkonna privileegidega ja midagi õigupoolest uut seal ei sisaldu, ainult paar punkti on Tartu kohta. Nii et tegemist oli õigupoolest pigem formaalsusega ja näib ka, et kinni sellestki formaalsusest ei peetud, kuna Tartu linn jätkas oma õiguse tagaajamist ja kirjas Tallinna Raele esitab päris mitu punkti. Muuhulgas on endiselt küsimuseks Toome värava avamine ja sulgemine ja õiguslik autonoomsus. Mida saab öelda kogu selle loo kokkuvõtteks, ehk siis nagu sissejuhatavalt mainitud, midagi uut ei ole õnnestunud leida. Ja uurijad on teinud küll katset nende väheste allikate puhul eristada Tartu õigusloo arenguetappe. Aga seda minu meelest kahjuks siiski teha ei saa, sellepärast et need säilinud andmed on niivõrd fragmentaarsed. Nii et kokkuvõttes peame leppima sellega, et tegu on stopp-kaadritega. Tänan tähelepanu eest. Aitäh, Tiina, väga põnev algatus sellele päevale. Meil on aega ka mõneks küsimuseks või kommentaariks. Kes tahab, andku käega märku. Mikrofoni on vaja sellepärast. Mul on 2 kommentaari. Üks on see, et kui ma kõige varasem linna nagu asutamise keskajaks liigumine, mida mina olen suutnud leida, on Meemel ehk Klaipeda. Ja ma arvan, et see on siis 1252 või 3. aasta. Ja see on ilmselt sellepärast, et see on ühishärrusel, et see on nagu Saksa ordu ja Kuramaa piiskopi ühisvõimu all. Ja kuna nad lahendasid kirjalikult tol hetkel kõik muid piiskopkonna ja ordu territooriumi jagamise asja, siis ilmselt siis seetõttu nad tegid ka linna oma jaoks siis juba nagu dokumendi valmis. Ja teine kommentaar on seoses Riia õigusega. Kas mitte Uus-Pärnu puhul pole selline olukord, et 1318. aastal ordumeister kinnitas Uus-Pärnu kodanikele õiguse mõista kohut Riia õiguse järgi, mis nagu näitaks seda, et kodanikud ise võtsid selle omal initsiatiivil, hakkasid seda rakendama ja siis, ma ei teagi, said kirjaliku kinnituse alles siis, kui see oli juba tavaliseks saanud. Jah, sinu esimesele kommentaarile ma kahjuks ei oska kuidagi reageerida, et kas sa viitad sellele, et Klaipeda ja Tartu võiksid kuidagi olla käinud ühte sammu 13. sajandil? Ei, täpselt vastupidi, et ma viitan sellele, et me võib-olla on ekslik eeldada 13. sajandi esimese poole puhul seda üldse linna asutamine oleks mingisuguselt moel nagu dokumendina fikseeritud. Ja ma ei pidanudki silmas linna asutamist, vaid selle õiguskorra esialgset fikseerimist, nii nagu Riia ja Tallinna puhul. Ja et linna asutamine tõepoolest, et täitsa nõus, et oleks väga ootamatu, kui selliseid dokumente oleks suurel hulgal olemas. Aga mis puutub sellesse, et kodanikud ise pöördusid, ma hakkaksin siin õieti kinni hoopis teisest asjast seoses selle Uus-Pärnu küsimusega, milline küsimus on mul tekkinud ka Tartu puhul, et
kõikidel juhtumitel on juttu õigupoolest ainult kohtukorraldusest ja eeskätt kriminaalasjadest, mida RIA õiguse järgi lahendada. Tekib kiuslik küsimus, et kas RIA õigus tervikuna üldse Tartus kehtis. See, et sellest võis olla ja nii täpselt nagu ka oli Pärnus ju, Pärnu puhul ju teada ka RIA õiguse koopia olemasolu, et see iseenesest veel ei tähenda, et õigust oleks täies mahus rakendatud. Aga kuidas tõlgendada seda ordumeistri luba pärnakatele, et eks see võib olla nii ja naa, võib olla ka sedapidi, et linlased pöördusid, aga lõpuks oli maahärra ju huvitatud sellest, et mingi kord valitseks, et tema enda initsiatiivi see puhul võib-olla ka, et kohe eos ei peaks alahindama. Ma annaks võimaluse veel üheks küsimuseks. Madis. Ma küsiks seda, et kui palju me teame sellest õiguslikust olukorrast pärast Blankenfeldi ja enne Liivimaa sõda. Et mingeid üksikuid detaile vist nagu on, et kas või see 1547 alustatud see Rae raamat. Või see on nagu nii, sellest ajast on nii marginaalselt nagu teavet, et ei ole nagu suurt midagi öelda. No nende Rae protokollide läbilugemine oleks õieti üks asi, mis selle pilguga tuleks ette võtta. Sellepärast, et mikrofoni. Üks uudne asi, mis tõesti pärineb Blankenfeldi ajast, mitte Blankenfeldilt, vabandust, on linna taotlus asendada piiskopi Troosti osalemine kohtupidamises raehärraga. Ja kas see tõepoolest ka teoks sai, et võib-olla Rae protokollide läbilugemise järel saab mingisugust aimu sellest, aga on muidugi ka võimalik, et selline asi ei ole sinna sisse libisenud, sellepärast et otsest korraldust ju selle kohta ei saa kahjuks Rae protokollidest oodata, aga jah, kindlasti vajavad need läbilugemist selle pilguga. Aitäh. Ma üldse arvan, et see keskaegse linnaõiguse rakendamine ja kas täies või pooles või kolmveerandis ulatus, me ei saagi sellest sel ajal niimoodi rääkida. Heal juhul ma õigusajaloolasena püüan isegi vältida selle koha peal rakendamise mõistet ja räägin kasutamisest võimalikult ähmasel moel. Et need tollased õiguseraamatud kindlasti ei ole sellised tänapäevased seadused, kus vaadatakse järele ja nii tehakse. Aitäh igatahes Tiinale, suur tänu. Ma saan aru, et muuseum peab meeles ettekandjaid.